Tere tulemast Musta kassi tarot lugemisse, Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10–16 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade 2-ga. Sauade 2 on plaan. Teil on plaan olemas peas ja te mõtlete, kas hakata seda teostama või mitte. Et see on nagu valikute kaart, kõik 2 on mingi valik, aga teil on nüüd valik, kas hakata tegutsema või mitte hakata. Edasi tuleb teil siin sauade 8, mis räägib sellest, et asjad hakkavad väga kiiresti liikuma. Teie elus hakkavad asjad väga kiiresti liikuma. Tema järgi tuleb surmakaart. Surm ei ole kunagi füüsiline surm. Surm räägib sellest, et midagi teie elus saab läbi. Selleks, et uus saaks alata, tuleb vana uks ennem sulgeda. Midagi, mis teid enam ei teeni, on oma aja ära elanud, lõpeb ära. Aga teil on hirm sellepärast, et kui see nüüd ära lõpeb, mis siis saab? Et kus raha tuleb? Sellepärast, et viimane kaart seal ülemises reas on teil müntide 5. Müntide 5 on minu jaoks alati vaesuse kaart. See on puuduse kaart. Inimesel on puudu rahast, energiast või ajast. Et kui on nagu rahas asi, siis ongi see küsimus, et kui nüüd miski lõpeb ära, see projekt sai läbi ja nüüd on kõik, mul raha pole. Et kust see raha hakkab tulema? No selleks ongi vaja see uus asi, et see uus asi alguse saaks. Tuleks uute ideedega hakata tegutsema. Ja asjadele tuleb vaadata teise nurga alt. Seda räägib siin alumises reas olev kaart poodu. Poodu räägib sellest, et tuleb vaadata teise nurga alt. Aga poodu kaart võib tähendada ka üllatust elus. Selles mõttes see on siuke pisikene üllatus. Mingi plaani muutus. Ma olen toonud selle näite, et tööpäev saab läbi, te mõtlete nii, kell kukub, ma hakkan koju minema, lähen poest läbi, ostan seal ühte teist, siis lähen koju, teen süüa, vaatan telekat, mis iganes teil plaanid on. Nii, panetegi selle töökoha ukse enda järel kinni, hakkate poe poole marssima ja heliseb telefon. Keegi kutsub teid kuskile, kuhu te minemata jätta ei saa. See on midagi meeldivat, see on midagi toredat. Ongi plaan muutunud, pood jääb täna ära, lepite sellega, mis teil seal kodus on ja lähete sinna, kuhu teid kutsuti. Ongi plaani muutus. Vaat selline pisike üllatus võib olla ka poodu kaardil varuks. Edasi tuleb teile kuukaart. Kuukaart räägib saladustest, midagi on teie eest varjatud. Kas teil pole õige aeg seda teada saada? Keegi teie eest mingit saladust hoidnud, mis hakkab välja tulema nüüd. Kuul endal on ju ka varjatud pool, nii on ka selle kaardiga, et miskisugused saladused teie eest on veel peidus. Kui tuleb õige aeg, saate teada. Ja viimane kaart on teil müntide 7, mis räägib saagi koristamisest. Räägib sellest, et nii kuidas te külvasite, nii te nüüd lõikate. Külvasite hästi, lõikate hästi. Külvasite kehvasti, lõikate vähem, aga selle eest olete kogemuse võrra rikkam, et teinekord teha paremad otsused, mis rohkem võib-olla saaki toodavad või loodavad või toovad. Et selline lugemine tuli teile, midagi lõpeb ära, ei pea kartma selle rahapuuduse pärast. Vaadake asjadele lihtsalt kuidagi teisiti, tehke oma otsus, hakake pihta, asjad hakkavad kiiresti liikuma ja võib-olla ka mõni saladus tuleb välja. Ja poodukaart võib tuua mõne pisikese üllatuse. Mis teeb teie päeva natukene rõõmsamaks? Vähemalt minu elus poodukaart on alati midagi head tähendanud. Ei ole kunagi pidanud temas pettuma, harva ta ilmub, harva. Aga selle eest on alati midagi meeldivat oodata. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.